Salajutud, hooaeg 15, episood 5. We're back. Kas 14 ei ole või? Ei, 15 on. Ma ei tea, ma tean, et on 117 episood. Oot, seda ei tea mina kunagi. Mina tean ainult, mis hooaeg on ja mis päev on. Okei, aus. Aga siin me oleme reisilt tagasi, mina aasta vanem ja... Mina ka aasta vanem. Sina ka, ja, sest... ja sina ka aasta vanem ja me mõlemad siis aasta vanemad ja uus, meil hakkab siis uus tiir ümber päikse või? Jah, me oleme nii in sync ikka. Me oleme täiega in sync. Me peaks bändi tegema. In sync. Me ei oska laulda. Ei oli olemas ju selline bänd. Ma tean, aga me teeme covereid ainult. Teeme K-Sync. Mis see tähendab? Aga Kristinas ja... Kristinas sync. Ma ei tea, tõesti segast peksame. Aga Taist oleme tagasi... Sa oled kuidagi vähem jumekam seekord. Ma kasutasin SPF-i, aga tegelikult asi oli ka selles, et vaata... Vihma sadas ja... Ei, tegelikult seal saare peal ei olnud nii väga see, aga meil oli rohkem see, et me võib-olla trippisime rohkem ringi, kui et vaata, muidu ma ikkagi nagu praadisin ennast, vaata, et seekord me trippisime rohkem ringi ja siis ikka ma selles suhtes ju olen nagu päevitunud, kui sa mind paljalt näeksid, nagu eile kõik Instagrami. Ma ei saa, nagu reaalselt ma ei saa üle. Ma teen väikse recap'i neile ka, kes mind Instassis jälgi, et ma eile hommikul ärkasin ja mul oli nagu kõige suurem masendus üldse. Ma tundsin kõik nii perses, kõik nii halvasti. Mingi vastik tunne oli sees, tundsin depression hitting back hard. Märten läks ka Tartusse mingi podcasti salvestamas. Ma olin nagu, I'm so alone, I'm gonna die. Ja siis ma päev läbi tundsin, et midagi läheb perse nagu, aga mis see on? Ja õhtu lõpuks ma sain teada, mis see on. Ja ma arvan, võib-olla see isegi, ma ei saa öelda, et tegi tuju paremaks, see on nii haige. Aga see oli päris naljakas. Oli... Mina oleks ikkagi oma Instagram ära kustutanud ja riigist lahkunud ja oleks täna mingi podcasti. See oli, saad sa, see oli lihtsalt nii haige, et nagu ma ütlen, vaata siit päev on ja siis ühel hetkel olen mina peegli ees ja saad aru, tahan seda K18 pähe jättavat asja panna. Mõtlen, kuidagi nagu jube imelik tekstuur. Vaata, mine perse, ma olen näokreemi endale pähe panna. Täpselt sama pudel. Ja siis ma mõtlen, et okei, et ma teen siis story, aga vaata, ma istun meigilaua taga, siin on peegel. Ma olin duši alt tulnud, ma olin hommikumantlis ja ma istusin literally niimoodi nagu full vagin peeglisse. Ja tegin pilti niimoodi, et peeglist full. Ma tahan seda pilti näha isegi. Aga kaua see üleval? Nothing left for imagination. Mingi 10 minutit. Aga kas saaksid inimesed kirjutama siis? Mulle kirjutas üks inimene. Niimoodi, et tähendab, ta ei mitte kirjutanud, vaid saatis mulle screeni nagu minu enda story'st. Ja ta oli nagu punase ringi ümber tõmmanud sinna üles äärde, kus see siis peeglis paistis. Aga see oli täpselt seal, vaata, kus need story, need täpid on, vaata. Siis vaata, seal on nagu ringi ümber. Ma olen mingi, et mida ta mulle nagu näidata tahab, et kas ta tahab öelda, et ma olen palju stories teinud või mis asi see on. Ja siis mingi, saad sa aru, see on nagu siuke hetke, see tõesti ei olnud nagu kohe, et sa saad aru, et vaata, mul oli tuba suht hämar või siuke pime, et see nagu ei olnud niimoodi full vagin, on ju. Aga kui sa saad aru, kui sa nüüd vaatad peeglis ja sa saad aru, mis sulle sealt paljas. Oh my god. Nii et sa oled tõesti jaganud kõik Eesti rahvaga. Ma tõesti olen ja kõige aigem oli see, et ma nagu vaatan seda pilti ja siis, kui mul aju hakkab neid asju paika, ruttu lähen tagasi, kustutan ära selle story ja siis tahan selle tüdrukule poissi saata, et oh my god, appi. Siis vaatan, pilt on kadunud. Siis ma olin mingi, kas ma olen juba hallukad ka või? Am I going crazy? Aga ma saatsin talle selle voice järjest, ta oli mingi, et sa juba nägid, et sorry, ma kustutasin ära, ma mõtlesin, et sul on niigi sitt päeval, et ma hakkasid hullemaks tegema. In what world see teeks mu päeva paremaks, kui mu viiul on kuredi? Ja, et see pigem out in the open. Ei reaalselt, aga vähemalt see oli ainult 10 minti üleval, aga kui mina tean, et kui mul on näiteks 10 minti story üleval on, siis ma tean, et 1000... No mitu tuhat nägi, aga... nagu mitte keegi ei kirjutanud mulle, et ma nägin ka või midagi, enamus olid mingi, et ma nägin seda story't, aga ma ei pannud tähele, et see oli tõesti, et sa pead nagu natuke mõtlema selle peale. Need, kes on nagu ikkagi full fännid, vaata, et nad ikka nagu skännivad. igat nurka, aga ühesõnaga et ma sain kõigile oma JJ-d näidata. Positiivne on see, et ma alles hiljaaegu šeivisin, et ta ei olnud nagu mingi puhmas. Aga just
kataks nagu oleks ära katnud. Tegelikult võib-olla see oleks parem olnud isegi. Ma hakkan nüüd välja kasutama, ma ei tea, mis. Aga sa käid laseris ju? Ma ei ole see aasta ühtegi sa käisidki viimati enne enda pulmamine. Ja. Nii et... Ma käisin eile, nii et. No et sina peaksid siis siukse story tegema hoopis. By accident. Keegi ütles mulle eile hästi, et minu Insta storides on rohkem nudity't kui mõne inimese OnlyFansis. Vaata, et paljud teevad ja ainult mingi pesus või nagu katvaid on ju. Ma olen niplit näidanud, ma olen tutti näidanud. Ja kusjuures meie viimase podcasti episood, kus oli see punane see, kas sulle kirjutati või? Sul oli punane pluus selles, full paistis läbi. Full nippel nagu. Aga miks sa mulle siin ei öelnud? Mina ei näinud. Mina ka ei näinud, kui ma peeglist vaatasin. Aga siis oligi see valgus ja siis, kui sa vaatad ka nagu läbi kaamera pildi. Ja Tanel ka ei või öelda. Tanel oli mingi, haba. Ma ütlen nii haige siin stuudios või ma küll palja peegaga olla, keegi ütle kellegi midagi. It's fine, me oleme kolmekesti siin. Ja siis pärast vaatab rohkem kui 3 inimest. Aga ei, ühesõnaga selline tore väike catch-up siis, et good times, oleme vanemad, oleme mitte targemad. Nagu näha, nagu literali näha. Ei reaalselt, aga ei, tore. Aga mis sinu viimase aja siis kõrg- ja madal hetked on olnud? Kuule, ma ei teagi, kõrg hetk ikka kindlasti reis. Et hästi mõnus oli see reis ja päikest ja Bangkok oli natuke hektik, et mulle nagu see Koh Samui meeldis rohkem, et seal sai puhkuse vibe'i lõpuks, et see Bangkok oli ikkagi suurlinna vibes ja hästi palju nagu ringi trippimist ja mis oli ka väga vinge, aga et siis puhkama ma hakkasin alles saarel ja siis sinu sünnipäeva tähistamine oli tore. Ja nii kauks kui see oli, on ju. Margo õnnetus ja ma ütlen, Margo on meditsiiniline ime, sest et see vend on, ma arvasin, et on, ma ei tea, ma ei arvanud, et on nüüd suremas, aga ma arvasin, et siin on ikka mingi pikk ja aga no Elis on ka see, et Tuuli on õde ka vaata, et et siis mõtlesin, et oskab teda ikkagi nagu põetada paremini. Mina oleks lihtsalt nagu mingi time to get up, vaata. Mida sa virised? Men used to go to war nagu. Ja sa vedeled siin väikse rolleri õnnetus. Ei, aga Tuuli ikka põetas teda tublilt ja siis ja tegelikult oli nagu tore või siis see, et me tulime erinevatel aegadel, kuigi Tuuli nagu, seda Tuuli tõi asjad ju minu hotelli tuppa, kuigi ma ei näingi teda kordagi, minu ainult see päev, kui ta tõi ja siis ta viis ära ja rohkem nagu tegelikult ei näingi teda, et ta oli haiglas terve aeg, et algusest ta arvas, et ta ei pea, et ta ei ole, saa nii kaua olla või mis iganes on ju, aga siis ta ei näinudki väga Tuulit, aga et ütles ka, selline armasta kirjutas, et me küll ei näinud, aga et tal oli vähemalt teadmine, et ta ei ole üksi siin saarel, vaata, et siis on ikkagi natuke kergem, et tore, et me erinevatel aegadel läksime. Aga jah, kuidagi ja madal hetke, ma ei tea, mul kusjuures väga ei ole olnud, vaata, ma rääkisin sulle ka, ma käisin seal biohack mingis teraapias on ja ma ei tea, ma olen veits nagu, ma ei taha öelda, ma uus inimene olen, aga mul on kuidagi nagu see ärevus on nagu ära läinud, et vanasti ma nagu, või vanasti paar kuud tagasi, et ma nagu iga asja peale olen nii ärev või kuidagi kogu aeg oli see tunne sees, et kõik on nagu mingi, et something's gonna happen ja kõik läheb persse ja kuidagi hästi kuidagi selline ja praegu ma lihtsalt kuidagi olen chill. Tead, ma just täna hommikul rääkisin Märtenile ka sellest biohackingu teemast. Siis ta ütles, et tegelikult see on loogiline, vaata seal ongi see mingi vibratsioonid ja mingid sagedused, et ta just hiljaaegu rääkis mulle sellest, et inimesed ongi kõik mingi vibratsioon, bla. Et siis on tegelikult võib-olla loogiline, et see töötab. Aga mina taastusin imekombel ise, ma olen healer, nagu Kasia Shakti tütar. Isse see Kasia Shakti on veel oma ette košmaar, aga ma mäletan hästi, kui ta oma nime Merilin Taimrest vahetas Kasia Shaktiks, siis ma töötasin raadios, siis ma olin nagu mingi meil on Eestis Kasia Shakti Shumataila. Ma mõtlesin, ma olen ainuke African Queen Eestis, aga tuleb välja, et sellepärast, et ta oli mingi 5 tooni tumedam ja ta tegi patsid ja siis panin oma nimeks Kasia Shakti Shumataila ja siis ma olen mingi, et blackface match või. Et ma mõtlesin, ma olen ainuke African Queen Eestis, vaata, aga tuleb välja, et meil on lisandunud üks juurde. Aga kas sa ei ole kuulnud, et temast ei tohi rääkida, sest et ta on hiljaaegu lapse saanud, nii et inimesed internetis ütlevad, et... Aga tema küll normilt teda ei huvitanud, kui mina lapse sain. Ühesõnaga, minu jaoks on ta kõige ebameeldiv inimene kogu maailmas. Mina tean ebameeldivamat. Okei, ühesõnaga, ta on seal, nad on up both and there, nagu up in my ass. Aga minul on isiklik kogemus, ma töötasin temaga koos ja
ei olnud kõige meeldivam inimene ja noh, ta juba siis oli mingi 13 aastat tagasi, et jah, mina räägin kogemuse põhjalt, mitte lihtsalt Instagrami story põhjalt, et mul on temaga jah, et ei olnud kõige parem töökaasa. Beef. Ei ole beef, ma nagu ei mõtle ta peale, aga nii palju, kui ma näen, kui keegi jagab ja siis ta pealtnägijat vaatasin ka ja tuleb välja, et mõned inimesed ei muutu, võib-olla lähed isegi natuke hullemaks, kui enne olid. Noh, aga vähemalt meie oleme ideaalsed. Me oleme perfect. See on vähemalt nagu positiivne. Nii et jah, et ühesõnaga kokkuvõttes madal hetki pole otseselt väga olnud, et pigem üks toredad ajad ja käisin laupäeval on mul endise ülemuse tütar või noh, ma ei tea, kas ta on endine ülemus, ma käin asendamas vahepeal Sky Plussis, et siis nagu nii-öelda mu Sky Plussi ülemus, et siis tema tütar sai 15 ja me kuidagi ühel, kas Universali peol või mingitel asjadel rääkisime, et üllatame ta tütart ja siis ma käisin ta tütre sünnipäeva hommikul, siis laupäeva hommikul läksin neile koju vaata, viisin lilled ja kingituse ja siis sõime mingi hommikust ja tegin nagu väikse üllatuse ja mega tore oli ja see oli nagu hästi fun, sellepärast et ta on 15 on ju, et siis sa mingi rääkis mulle veits, kuidas tal nagu mingi klassikaaslastega on ja mingi, kuidas tal nagu mingi peikadega või et nagu kuidas noored tänapäeval elavad või mis elu neil oli, et täitsa tore oli kuulata ja ta nagu nii õhinaga rääkis mulle, et see nagu cute vibes oli ka nagu tore laupäeva hommik, et käisin. Mina isiklikult olen väga uhke ja õnnelik selle üle, et esiteks, meil läheb homme see eetrisse või? Jah. Et siis nüüd tänasest homme oleme me juba Vaagenküllis. Jah. Meil on sold out vestlusõhtu ja meil pole nii ammu vestlusõhtut olnud, et tegelikult mulle väga meeldib see mõte ja mulle ka väga meeldib see, et meil oli nüüd hiljaaegu Alexela koosolek sinu sünnipäeval ja ma ei, me ütleme vist iga korda. Iga lits kiidab aga mina ei saa seda Alexelat kiitmata jätta. Jälle meil on nagu nii hea mõte, nagu ma mõtlen just see lavashow ja kujundus ja kõik need asjad. Et me kogu aeg nagu areneme, kui te käisite esimese, mis oli ka kõik oleb mingi vau, et see oli nii äge on ju. Ja teine, et siis ma ise vahepeal mõtlesime, kus me siit edasi minna saame. Ja saame. Ma olen nii excited. See on väga-väga epic. Mulle meeldivad kõik need külaliste asjad, kes meil tulevad. Ühesõnaga, olge valmis olema šokk. 10 on välja müüdud, aga 11-ndasse me tegime rõdu lahti ja nüüd on sinna ka pileteid natuke. Ja tegelikult, kui see tuleb ka 10-ndale, siis 11 võid ka vabalt tulla, sest et meil on nagu külalised on erinevad. Kirjad on erinevad. Ja siis mingi sisuline väike muudatus on ka, et sa saad ikkagi täitsa teise show, et selles mõttes soovitan tulla mõlemale, kui on võimalik, et tuleb vinge, ma olen ise väga excited. Ma olen ka nii excited. Piletitaskust ja räägime sponsoritest ja lähme kirjade juurde. Küta, Fergie. Esiteks Candy Pop siis ja me vaatame, saime need Peelersi kommid ja ma ei ole seda suurt näinud ja see tundub nagu niuke heavy. Ma olen näinud, aga ma söönud ei ole. Ma seda suurt ei ole, ma näen neid väikseid. Ma mõtlesin, et teen lahti, sööme 1-2 peal ära. No sööme. Kas me nüüd ära peame sööma, aga ma nägin TikToki. See käib pooleks. See käib pooleks ka veel, okei. Ma nägin TikTokis, et keegi ütles, et see lõhnab täpselt nagu õige mango. Ühesõnaga, seda saad siis, seda kommi saab piilida. Oh my god, see tundub mingi lapse unelm. Oh my goodness, vaat, ongi sa pead piilima seda. Ma ei pea ju piilima seda per se. Sa ei pea. Ma saan piilida. Oh my goodness, see on nii hea. Ma ütlen nagu tai mango lihtsalt. On jaa. Nii hea. What the fuck? What the fuck? Ei, see on tõesti väga hea. See tundub nagu teleturg praegu. Ma olen tõesti šokk, sest et ta lõhnab hästi kommised, aga ta maitseb nagu päris mango. Ta maitseb nagu päris mango tõesti. Natuke diabeedi maitsed ka, aga. No pole hullu. Sulle meeldi, et sa peakski endal selliseid komme hoidma seal kapis, mis sul öökapi kommiga. Siis oleks küll my 1000 pound life. Et Candy Popil siis erinevad kommid on olemas ja mis, mul jooksis kokku aju. Ja mis mulle meeldib Candy Popi juures veel, on, et neil on nii lahedad erinevad karastusjoogid. Ma just, kui ma reisilt tulin, siis mul oli see mingi fiber drink ja see oli nii hea, nagu nii värskendav, et neil pluss Gatorade on neil ka, see sinine Gatorade on mul lemmik. Ma ei ole kunagi proovinud. Ja see on nagu elektrolüütidega vist veits, et ühesõnaga seda ma alati Ameerikas joon, kui ma olen, ja siis ma avastasin, et seal on ka. Nii et Candy Popis siis on need Peelersid ja erinevad. Seal on üldse igast erinevaid asju, mis TikTokis ja üldse netis tuntud on, sest mu lapsed on alati lähme Candy Popi, sest et nad vist teavad, et seal on kõik asju saab. Kõik need puldakid, kõik asjad, nii et sina räägi järgmine, sest ma olen suud asju. Okei, ulakas kaunitar.
Ja naistepäev on tulemas ja nagu siin on kirjas, et lillede asemel, mis sa ikka naisele kingid, väikse sule, väikse piitsa. Või koos lilledega. Mul on nagu see asi, et ma ei taha nüüd siin üdini robustseks minna, aga ma enne saaks piitsa kui selle sulega. Ma kardan nii kohutavalt kõdi, et ma muutun vägivaldseks. Mul vahepeal, kui Märten tahab mulle näiteks siia kohta musin, mul tekib siuke tunne, ma pean ta rusikaga näkku, ma ei saa, mul on nii kõdi, siis ta ma ei ürita sulle kõdi teha, ma mingi I don't give a shit, sest mul on kõdi. Aga kas massaaž on, võib ka kõdi, jalamassaaži niimoodi ei. Aga nagu just see rajoon siit, okei, siit kõhu pealt ka ma ei suuda, kui keegi mu kõhtu katsub, ei, not happening ja mingi sulega, aga okei, andke piitsa mulle siis parem. Mulle meeldib sulega. Võt, siis Märten saab sulle piitsa anda teise poolega, siis silitab mind. Ühe korra teil oli romantiline rollerisõit päikseloojangus täis ja juba hakkab pihta. Meil oli väga, ega sa saate aru, kui romantiline päiks. Ma jõudsin sinna Koossa muile, siis minu sünnipäeval ka. Sinu sünnipäeval. Ja siis Märten tuli mul, kirjutas, et kas ma tulen sulle järgi rolluga. Ja siis ta tuligi kuidagi täpselt sellel ajal, et kui me tagasi sõitsime minu hotellist, siis see nagu päike looju, siis palmipuud, see oli väga romantik. Ja siis ta veel oli mingi, vaata, et kuna mul esimene päev näedis, ta oli mingi, et sa võid julgelt ümber kinni hoida, et Mallu tahast isegi paneb pea õla peale. Okei, Mallu tavaliselt suudab mind ka. Mallu tahab mul pihku suuna ära hoia tagasi. Ongi üks koht veel, kus kinni on. Ma pead päris õla peale ei panda, aga ma otsin ümber kinni küll, nagu ma kartsin veits. Aga ta sõitis väga kohusetundlikult, nii et ühesõnaga, et jah, et ostke siis piitsa. Piitsa ja präänikut. Nii et üldse nagu ulakas on erinevaid asju, mida on naistepäevaks hea kinkida siis oma kaaslasele. Siin on kirjas siuke lause. Vali, kas soovid oma kallimat hellitada, silitades teda pehmete sulgedega või kasutad hoopis ketipiitsa, mis pakub üllatavaid ja jahedaid naudinguid. Ma lugesin kepipiitsa. Aga samas seda ta on. Ma arvan, et see viib selle kepini välja. Tamp, kui sa silitad, meil hakkab nagu eelmine. Nii sama saad piitsa. See on mingi näe. Tavai. Raik, sa viib pesu. Sa ei pannud pesu kuivama. Ja kõik. Ja siis, kui peab pesu kuivama ära, siis Keppi saa. Keppi saa. Ja ta sooduskood salajutud, siis oleks kaunitaris. Milady saatis meil jälle lilli. No jube ilus kimp. See on tõesti väga ilus kimp ja ma mäletan, nagu ma ütlesin, et mina lilledest ei hooli, aga nüüd ma sain sünnipäevaks päris mitu vaasi, nii et nüüd võib mulle lilli kinkida. Aga Milady'ga... Ära minu kimpust räägi. Mallu tuleb siis 10 tulpiga, mis oli ka cute mulle. Aga ma ei tellinud 10 tulpi. Reaalselt ma tellisin Boltis, et lillepoest on ju. Siis Märten läks alla kulleri jälgi, tuleb mingi... Ta oli mingi, mis asja sa tellisid? Ma mingi, what the fuck, aga no, tead. Oleks pidanud Milady'st tellima? Oleks pidanud küll, aga... Sul oli kiire. Mul ei ole Bolti, vaata seal, ta on vist ikkagi raadiuse järgi, on ju. Et mul ei olnud vist seal järelikult, aga edaspidi olen targem, sest et no vaata... Kodulehelt siis vaata. Jah, ma oleks pidanud enne tegema. Jah. Aga ja, mis seal veel Milady, see nii-öelda pluss on see, et... Siia kirjutatud head uut aastat. Head uut aastat. Head uut aastat. Me veel juulis ka laulame seda. Muidugi. Et siin saad Milady'st nagu nii-öelda ajutise vaasiga ka. Et vaata, kui sa tead, et kui on nagu minusugune, mul nüüd on vaas, aga kui on minusugune, kellel ei ole vaasa, siis saad sellise... Minul, kui mulle Milady saadis koju kimbu, siis mul oligi lõpuni seal vaasis ja ma ei oleks öelnud, et oleks kestnud vähem kui tavavaasis, nii et... Perfect. Nii et Milady's siis ka saate tellida ja sooduskood salajutud. Pean endale tellima. Jah. Mulle äkki saadad uue kimpu. Aga nali, saadame üksteisele. Temur taaskasutus butiik ja minul just sain infot, et mul boksis on käinud suur rüüstamine. Hakkab nali, et ühesõnaga on läbi käitud ja ära ostetud, et ma pean riided juurde viima, nii et ma nüüd siin paari päeva jooksul teen, täna on siis me salvestame päev ennem, ütleme, et äkki selle nädalavahetuse jooksul, esmaspäeval viin juurde, eks siis, mis esmaspäeval. Kas sa ei ole saanud tagasisidet nagu Brigitte, Susanne Hunt, et ma ei tea, kus iganes tema need rõivad on, et kõik pidid juba sitased olema, siis ta oli mingi mina ei viiks neid nii sitasena. Tuletame nüüd meelde, kui sitasena ta saatis ühele võitjale selle näomaski, mäletab mingi rõve rokk oli. Crusty Dusty mingi
ja. Nii et sorry, Pigem... ei usu. Ta tegelikult, no ta võib-olla ei ole kõige suurem puhtuse armastaja. Või no võib-olla armastaja on, mitte, mina ei pea ütlema väidetavalt, ma olen ta kodus käinud. Et mitte armastaja, võib-olla hoidja. See on busy boss lady, vaata, et tal on nii palju tegemist. Ja see on täiesti loomulik, et kui sa oled busy boss lady, siis sa oled sitane ja näkane. Aga minu riidete muuris ei ole sitased ja näkased. I hope so. Järelikult sa ei ole nii suur boss lady. Sest ma ei viinud neid sitase ja näkasena sinna, nii et kui need on seal, siis mina ei teinud. Ma olen busy boss lady. Kui need on seal sitased ja näkased. Aga ei ole. Et te muure ilusti, et ma nagu vingi sinna kotiga riided ja siis nad paned ilusti need puu peale ja ükskord et kusjuures tead, ükskord ma ühes nahast püksid viisin, ma ei pannud tähele, et olid, ma olin vist, need olid nagu mingi natuke mudased või nagu see, võt selline, need olid need püksid, kui ma vanaema maja otsisin. Ja siis ma vist kukkusin. Ma ei tea, kuidas need püksid, ühesõnaga, aga siis nad ütlesid kohe, et kuule, need püksid olid mustad, et et tule, võta ära need vaata, siis ma pesin puhtaks ja siis viisin tagasi. Et neil ikkagi hoiavad silma pea. Ja, et nad ikkagi vaatavad, et kui midagi on sitane, siis nad nagu annavad teada. Nii et jah, te muuris siis minge vaadake, saate lahedad riided või siis saate ise viia sinna nagu Extra riided. Extra money. Mul just tuli ka kokku ülevaade, et nüüd tuleb jälle Palju saad, ütle välja. Ei ütle. Palun ütle. Ei, maksuamet vaatab. Pole nende asi palju muud. Mina näitan tussi, sa ei või öelda palju suurid. Ei, tegelikult mul tuleb vist mingi 100 euri praegu. Noh, tegelikult see on fine. Tasuta 100 euri. Tasuta 100 euri ja kapis jälle rohkem ruumi. Noh. Ja ma müün suht odavalt ka neid asju, et ma lihtsalt nagu tahan, et inimesed saaksid. Et et nagu suht mingid kallid asjad, isegi ma võin mingi paari, vahepeal olid mul mingi 30 eurised püksid olid 4 euri, vaata, ma lasen neil ise hinnastada ja siis aga ühesõnaga, et mul on hea hinnaga selle asjad, nii et. Noh, super, siis minge. Ja, minu juuste saladus ja palju uhkeid asju. Palju uhkeid asju tõesti. Mina selle roosa kammi andsin Kelanile. Ma just tahtsin öelda, et seda tüüpi kammid on tegelikult mu lemmikud. Ja tead, mille jaoks need on veel eriti head, kui sa föönitad juukseid, sest vaata, siit läheb õhk kohalt läbi ja siis su juuksed kuivad kiiremini. Noh, vaata, kui ma sirgeks tahan teha. Ja mina nüüd, kui ma tulin Taist, siis mul olid juuksed mega kuivad, siis ma kasutasin nende seda sügav niisutavat maski. Mega hea, no vaadake. Mina seda maski pole neil proovinud, aga mul olid ka peale Taid ikka juuksed olid nagu parajad takud, aga ma olen ka neid siin sussutanud ja pussutanud ja nüüd ma olen jälle jõudnud endaga sinna punkti, kus ma loon endale illusiooni, et kui ma pikendused ära võtaks, siis see oleks nii ilus ja siis ma tean, mis siis juhtub, siis ma olen nagu fucking ratchet. Ma nägu oli mingi, ei, aga ma mõtlen nagu ees praegu. Ma nagu nii panen tagasi, vaata. Ja praegu on ilus. Las need siis olla. Praegu on ilus ja sa saad, seda õli saad ikka kasutada nagu allpool. Ja, ma kasutasingi allpool. Praegu on väga ilus sul ka shiny, nii et need juuksehooldustooted on väga head. Pluss nad on võitnud ka Anne Stiili auhindu, te seda õliga võitsid ja siis selle juukserätikuga, et mul see juukserätik on ka, et see on ka hästi tähtis, kuidas sa oma juukseid kuivata, mis rätikuga sa kuivata. Ja ma sain alles hiljaaegu teada, et sa ei tohigi peale dušel käimist niimoodi teha. Ma vanaks tegin alati niimoodi, aga märg juuks pidi olema kõige õrnem. Ja. Nii et siis seal on erinevaid tooted, et ongi kõik rätikud ja õlid ja et saad oma kõik siis juukse hooldustooted ühest paast. Mul on pull nagu mingi see mangamba. Ja siis vaadus ka otsa alajutud. Ja siis meil siin poole hooaja pealt liitus kohv. Ma panin isegi kohvisokid jalgas, ma tulin palju elu. Need on ilusad sokid, jah. Ja kohvil on siis need longerod ja neil on kreibi longero, mis on reaalselt minu üks lemmikuid. Sulle üldse maitsevad kõik kreibi asjad? Kreibi asjad on üldse mu lemmikud ja neil on siis alkoholivaba longero on väga hea ja see on niuke mõnus, kui sa tahad nagu longero, tahad ikka väikse, ütleme, et sa pead autoga näiteks kuskile minema, aga näiteks on mingi saunakas või mis iganes tahad mingid väikest ringsekest teha, siis see alkoholivaba longero on väga vaib. Või kui oled rase ja ei taha kellelegi öelda ja siis tahad teiselda, et sa jood. Jah, siis nagu teed selle lahti, siis valad klaasi ära ja siis on ka meil longerot. Jah, või kui sa saad aru, et kõik joodikud on mõttetud värdjad ja sina oled parem kui kõik teised, siis sa võid ka seda juua. Täpselt. Nii et kõigile midagi. Kõigile midagi ja aitäh kohvile siis, et nad liitusid siin poole hooaja pealt ja tegelikult kohv on ka Alexelas, nii et siis kes ei ole veel saanud proovida, siis Alexelas saab ka, aga mis te ikka nii kaua ootate, minge käige poest ja vaadake. Ja muidugi meie leivaisa siis Coolbet, kelle kõik kampaaniad pakkumised on all video descriptionis. Aga lähme siis... Lähme edasi. Mine siis sina.
Nii, oota. Jätke palun meelde, et 10 minuti pärast tuleb takso. Ja Märten saatis mulle ka. Okei, nii. Second sõber nüüd. Ma saan aru jah, sõbrad. Tere salajutukad. Tänu elukaaslasena hakkasin kuulama podcasti ja nüüdseks tõmbasin kuulamistega järgi ära ja tööpäeviti ootan neljapäeva, et siis rahus kolleegide ees naerda nagu mingi psühhopaat. Ühesõnaga, see on meesterahva poolt kiri. Ühesõnaga, kõigepealt tahaks noomida neid tütarlapsi, kes on rääkinud, kuidas nad on luristanud oma musi emmi, kuigi need on rõvedad ja juustused. Nagu how te üldse suudate seda? Ma saan aru, et armastus on pime ja te teete oma musi jaoks kõike, aga see on ikka ülevõlli. Sama hästi võiks juba ise rongi ette astuda. Ma ise ei suudaks oma riista püksistki välja võtta, kui see pole värskelt pestud. Naine ei pea taluma seda juustuvat, see on mehe jutt. Tõesti. Järgmine, kui teil peaks sattuma üks juustumõngel vastu, mida luristama hakata, siis palun tehke oma olevaid. See on nii nästi. Palun tehke omale teene ja tõmmake see juust sõrmega ära. Palun ärge tehke seda. Ärge tõmmake seda, ärge näppige seda juustu. Kas tahab, ma loen selle kirja ise lõpuni? Määrige saia peale, laste armas muisu sööb selle ise ära. Ei, palun. Teisalt nüüd ka mu enda mure. Okei, tänks, et sajasin Maljo kettima ja nüüd hakkad oma murest. Juu, Maljo, ära mõtle selle peale. Räägi, et ta mure ei ole juustuga seotud. Olen 30 ja peale noormees. Mul on tõmme endast 10+ aastat vanemad naisterahva vastu. Olen aru saanud, et see tõmme on veits vastastikune. See puuma pakub mulle väga huvi, aga siin on nüüd väike takistus. Ma nimelt pole vallaline. Meil on suhtes selline paras rollercoaster. Seda enam see võõras vili tundub ahvatlev. Ma tean, et selle koha pealt on teil vähe infot, aga ei saa kõike rääkida. Sorry, päikest teile. Liina Sepa onu, Tõnu mõnu, tõuke mõnu. Aga nagu, ma ütlen, et kui sa oled suhtes ja sulle pakub keegi teine huvi, siis praegu sa üritad nagu, et I wanna have best of both worlds. Et ma nagu ei taha veel oma naist maha jätta, et meil on rollercoaster, meil ei ole asjad hästi, aga mulle pakub keegi teine huvi, et ma nagu tahaks siis sealt vaadata, et kas sellega nagu läheb hästi ja kui ei lähe, siis mul on oma nagu naise peale fall back ida, et nagu tagasi minna, et sa ei saa päris niimoodi, et sa pead ikkagi nagu lõpetama eelmist asjad ära ja siis minema ja see 10 aastat nagu vanuse vahe 30 ja 40. See ei ole midagi. Ja nagu, kui sa ütled, sa mõtled 10+, et isegi kui sa vaatad... Kui üle 30 on, siis minu meelest on tegelikult on chill ja nagu ma arvan... Kui ta just mingi 70 jah, siis... Aga ikkagi oma naisega sa peaksid enne need asjad läbi rääkima. Muidu nii tark poiss teab, et juustus aga selle peale ei tule, et arusaadav, et kui suhtes pole endal kõik hästi, siis silm võibki natukene rändama minna, aga ei ole mõtet niimoodi oma kaaslasele teha, et kui tõesti seda roller coasterit ei suuda jutuga ära lahendada, siis kahjuks tuleb lahku minna ja kus sa tead, võib-olla see jutuajamine just viib selleni, et pole hullu ja saate edasi jätkata. Ja nagu ka selles suhtes see, et kui see nagu, kui sa tahadki sulle see päriselt see naisterahvas sulle meeldib, siis see on ka tema vastu aus, see vanem naisterahvas, et see on ka tema vastu aus, et sa lõpetad oma eelmised asjad ära ja siis hakkad nagu midagi uut nii-öelda ja arendama, sest et mitte ükski suhe tegelikult ei püsi, mis on nii-öelda kellegi teise arvelt siis ehitatud või nii-öelda kellegi teise valu pealt ehitatud. Nii et pane suure poisi püksid jalga ja... Tõnu, tõukemanu. Tõnu, tõukemanu. See oli ikka nästi kiri, rõve ausalt. See oli nästi kiri, jah. Nii. Tere naised. Üks tugev tõmme ja see lugu oleks hoopis teistsugune. Kirjutan loo ühest hirmutavast lapsepõlve seigast. Minu isa, kes nüüdseks on meie seest lahkunud, leidis ühel hetkel, et oleks päris äge mõte koju tuua granaat. Ärge küsige, kust ta selle sai, mul pole õrna aimugi. Tema jaoks oli see lihtsalt üks huvitav ja vägev ese, mida võiks mälestuseks alles hoida. Ja nii juhtuski, et ühel hetkel oli meil kodus sahtlis granaat. Kas ta isa oli mingi esimeses maailmasõjas, et oli niisugust mälestust või? Ma ei saa ka aru. No kõigil ei ole peas alati kõige rohkem korras. Olin siis umbes 11-aastane ja nagu lapsed ikka, vahel kolistad vanemate toa sahtlites. Ühel päeval leidsingi sealt granaadi. Võtsin selle kätte ja uurisin igast küljest. Olin täiesti kindel, et see ei saa ju päris olla. No kes hoiab päris granaati sahtlis? Jäi siis pilk pidama selles splindil.
uudishimu hakkas kohe tööle. Mõtlesin, et mis küll juhtub, kui see ära tõmmata. Minu loogika ütles, et kui midagi juhtub, siis hakkab see äkki laulma või teeb mingi piiksuvat häält või vilgub. No nagu mänguasjad ikka. Midagi põnevat pidi ju juhtuma. Niisiis haarasin sprindist kinni ja proovisin seda tõmmata. Tõmbasin natuke ei midagi. Tõmbasin natuke tugevamalt, aga sprint püsis paigal. Aga siis jõudis kohale hoopis praktilisem mõte. Aga kui see sprint nüüd päriselt lahti tuleb, kas ma oskan selle pärast tagasi ka panna? Ja kui ma ei oska seda tagasi panna, siis saad vanemad kohe aru, et ma olen nende sahtlites sorimas käinud. Ja saan siis korraliku peapesu. Niisiis otsustasin, et parem mitte riskida. Panin granaadi tagasi sahtlisse ja jätsin selle suure eksperimendi katki. Tol hetkel tundus suurim oht olevat see, et jään sahtlites sorimisega vahele. Alles palju hiljem selgus, et tegelikult oli oht natuke teistsugune. Aastaid hiljem, kui isa oli kahjuks terviserikke tõttu lahkunud, ütles ema ühel päeval, et tal on selle granaadi pärast süda väga rahutu ja see tuleb kuidagi kodust ära toimetada. Siis sain ma esimest korda teada, et tegemist oli päris granaadiga. Seni olin täiesti kindel, et see oli mingi mänguasi või dekoratsioon. Ema sai tuttavalt politseid nõu, mida sellise asjaga üldse teha. Edasi läks asi nagu krimifilmis. Varsti oli meie maja ees terve paraad, politsei, päästjad ja lõpuks pommirühm. Külarahvas hakkas loomulikult kohe akendest ja kardinate vahelt piiluma. Lõpuks pandi granaat spetsiaalsesse konteinerisse ja viidi minema. Meie korter jäi alles, maja jäi alles ja küla sai päevaks väga korraliku jututeema. Hiljem hakkasid küla peal muidugi igasugused legendid liikuma. Näiteks, et kogu trall politseiga oli sellepärast, et kasutame kodus kanepit ja müüme narkootikume. Tegelikkusele oli palju lihtsam. Meie sahtlis oli lihtsalt üks täiesti päris granaat. Täiskasvanuna sellele mõeldes tekib mul küsimus. Mis küll pidi mu isa peast toimuma? Et arvas, et granaadi koju toomine ja sahtlisse panemine on hea mõte. Kui halvasti see tegelikult kõik oleks võinud lõppeda. Sellele on tegelikult päris hirmus mõelda. Nii et jah, mina olin kunagi ühe väga halva idee teostamisest ühe tugeva tõmba kaugusel. Ja tegelikult sellepärast ongi, et nagu minust lapsed nagu, et kui sul on kodus nagu mingi relvad või mingid asjad, siis lapsed nagu sa mõtled küll, et mul on see peidus ja niimoodi, aga lapsed leiad kõik. Ma mäletan lapsena, ma sobrasin kõik oma vanemate kapid ja sahtlid läbi, sest ma lootsin äkki ma leian mingit kommi või midagi. Ja sama. Nagu äkki midagi leiab huvitavat. Ja pluss sellel ajal veel oli see, et igav oli vaata. Ja siis ei olnud ju mingi internetti või ikka sobrad kappi. Ja sobrasid kappi. Vanemad olid tööl näiteks suvel, siis istusid ju kodus. Mis sa teed? Okei, vaatad telekat, aga mingi hetk on igav. Siis hakkad vaatama, mis mul siin kodus toimub. Ja siis sa käidki ringi ja tegelikult sa võidki leida mingid haiged asju. Aga mõtle, kui haige, kui ta olekski saanud selle. Ma ei muidugi kujuta ette, kas granaadid tõesti käivad nii tugevasti, sa tead Tanel või? Muidugi käib, sul lendab kuradi terve korter maja. Ei, ma mõtlen, kas see splint käib tõesti nii kõvasti, et laps ei jaksaks. No laps, ma arvan jah, et see ikkagi nagu... Sest et filmides on nagu naks. Ambaga. Ja ambaga. On ju. Aga filmides tundub kõik väga lihtsam. Palju lihtsam. Ühesõnaga, mul on väga hea meel siis, et sa seda kirja meil üldse kirjutada said hetkel. Absoluutselt. Muidu oleks uudistest lugenud, et mingi tüdruk lendas õhku. Ja mõtle, mis tunne isal siis oleks olnud. Palju õnne sulle. Oli nüüd tore, et sul kodus see granaat oli. Nii et juhuslikult, kui kellegil meie kuulajatest on kodus granaat, siis helistage politseisse. Ja siis saate ka full selle külakossi, aga see on alati lemmar, et väikses kohas vaata, et sul on mingi granaat, aga lõpuks tuleb välja, et leeti mingi narkomuulade mingi ärikaubandus pluss 5 laipa. Et nagu see on alati mingi väike küla värk. Nii, sugulane, see on väike siuke tore vahe sidebar. Hei, super lahedid ja ilusad skinny legendid olete ja täiega meeldib podcast. Alati, kui sõbrannaga kokku saame, kuulame ja naerame südamest. Olete nii tublid naised. Pole küll mingi salajutt, aga ühes kirjas kirjutas keegi teile, et on Kristina sugulane. Ja Malju ütles, et talle polegi veel keegi kirjutanud. Mõtlesin, et kirjutan siis Maljule. Minu vanatädi, selles suhtes ma ei tea, miks ütled, et ärge nimetagi, sest literaali oligi mu vanaema. Mu vanaema oli Ester, oli Maljule vanaema. Ja minu vanaema vend, vahet ei ole, ma eesnime ütlen, sest et see on funny. Ülo. Jah, ta nimi on Ülo, aga ma ei tea, miks minu perekonnas on alati öeldud Ülo. Ja ma sain alles nagu täiskasvanu hakkasin mõtlema, et Ülo pole ju nimi. Ülo on nimi, aga alati öeldi onu Ülo. Et tõesti, mul on küll... Oli tema vanaisa siis onu Ülo? Jah, ehk siis minu vana onu. Jah. Aga naljakas tõesti, et ma ei tea oma nagu suguvõsast eriti palju, et nüüd ma siis ühte tean.
nii äge, nii et kadunud sugulased, muudki kirjutage meile. Kadunud sugulased. Teeme siis lõpuks. Teeme ühise suguvõsa kokku. Jah, meie sugulased, need kõik meie sugulased, kes te olete, kirjutage meile ja teeme ühe evendi. Ja lähme kuskil mingi restosse. Ülifun ju. Päris fun oleks. Aga te peate päriselt olema, nüüd ei tohi välja mõelda, et meie sugulased lihtsalt meiega restosse tulla. Mina näen siit perekonna nimest juba, et see on nagu mitte minu perekonna nimi, aga ma tean, et see on mu suguvõsas. Nii et see kusjuures see perekonna nimi on väga sobiks minu suguvõsa. See sobiks väga hästi sinu suguvõssa. Aga ühesõnaga, teate, et sugulased kirjutage, me teeme siis Mallu ja minu sugulastega. Teeme ühise õhtu. Teeme suvel. Jah, nii et kirjutage meile. Ja kui rohkem ei tule neljakesti, saame ikka minna. Sina oled ühe kirja saanud ja mina olen ühe kirja saanud. Ja siis me võime sinu juures seal tünnis istuda. Liguneda oma sugulaste nahas. Nii et sugulased, andke teada, hängime. Jah. Tahtlikult armukeseks. Tere, kirjutan teile loo, mis juhtus minuga mõned head aastad tagasi ja tegelikult ei ole ma seda väga kellegile rääkinud ka. Charge'ige mind kui vaja, kuid ma endiselt ei arva, et ma midagi valesti oleks teinud. Nimelt olin ma 22-aastane, asusin tööle tehasesse, kus töötasid enamjaolt kõik meesterahvad. Ma olin selline natuke paksukene blond tüdruk, suhtes ka veel. Niisiis sain ma esimesest päevast kohe enda ülemusega väga hästi läbi, kes oli kohe 30-aastaseks saamas. Ühe väikse lapse isa ja naine oli ka kodus. Ka samuti oli ta veel üks tüüpilisi suuri gym-kutte ja äärmiselt atraktiivne ja hea jutuga. Jutustasime ja flirtisime esimese aasta, kuni mul enda suhtes enam nii hästi ei läinud ja kõik oma mured jagasin talle suitsuruumis istudes või peale tööd ühisköögis, kus ta mind siis mu enda 4-aastasest suhtest esimesest armastust välja rääkis. Läksin oma tolleaegse kaaslasega lahku ja vahepeal olin ka ennast ilusti kokku võtnud, kaalu kaotanud ja ilusaks inimeseks saanud siis jutumärkides. Sisimas olin ju ikka sama. Niisiis märkasin, kus mu ülemus koheselt startis ja loopis mulle komplimente, sosistas töö ajal kõrva, kui seksikas ma täna välja näen, samal ajal tööpabereid üle andes. Pani mind tähele, viis mind koju, tõi mulle lilli ja peitis kinke mu kontorisse ja nii edasi. Meie vaheline keemia oli midagi seletamatut, kuni ühel päeval keset tööpäeva tegi mulle ettepaneku koos ühine õhtu veeta. Proovisime siis korra ära ja hiljem vaatab edasi, kas ma võiksin ta armuke olla. Vau, milline pakkumine. Milline pakkumine. Ma muidugi kohe nõus. Kalla. Aga mis seal ikka? Seks on seks ja ma juba kujutasin ette, et see temaga väga hea olla. Lisaks ta oli juba pikalt mulle rääkinud, kuidas nad naisega eraldi tubades magavad. Nende vahel ei ole mitte midagi peale selle ühise lapse. Muidugi nad magasid eraldi tubades ja muidugi... nad polnud aastaid teineteist puudutanud. Ja ta läks õhtuti koju oma naist nussima. Konkreetselt, aga okei. Aga kui see laseb sul öösiti magada, siis keep telling yourself that. Mõeldud tehtud, veetsime oma esimese õhtu ja see oli imeline. Me mõlemad olime silmapilkselt armunud. Ta põlvitas mu ees, vaatas silma ja küsis, kus ma terve ta elu olen olnud. Jätkuvalt öeldes, me veetsime peale seda iga õhtu pikalt autos ameledes. Mu korteris magades, suudlesime, kallistasime, seksisime salaja kontoris. Ta isegi jättis jõululauda oma naise ja lapsega minemata, et see aeg minuga koos veeta. How romantic. Tõesti, how romantic. Ta jättis oma lapse, et sinuga koos olla jõulude ajal. Saaks aru veel, et naise, aga mis see laps süüd on? Tõesti aasta issi, et saaks töötajaga nussima minna. Vaadata, kus laps jõulukinke vab. Aga okei, nii. Kuni ühel õhtul tööl tuli ta minu juurde ja teatas, et ta naine on rasedaks jäänud ja teda maha jätta ei saa. Aga nad magasid eraldi tubades. Ta oli Jeesusest rasedaks jäänud. Jah, siis kui ta jõululauas oli. Hei vaata, ja mees oli sinuga, tema läks jõululauda ja Jeesusest rasedaks. Jeesuse sünnipäeval uptituu, täiesti perssis, Okei. Nii. Ja teatas, et maha jätta ei saa. Niisiis, kas me jätkame seda, mis me teeme, sest me oleme siiski kõrvuni armunud või lõpetame selle ja saame mõlemad haiget. Me jätkasime. Okei. Tööl iga päev samamoodi. Veetsime aasta vahetuse kahekesi. Viskas järjekordse vale oma naisele, miks ta kodus olla ei saa. Mina olin sellega okei, sest tal on ju kodus sitt naine, kes teda ei armasta ega väärtusta. Nussida kõlbas küll. Nussida kõlbas ja teise lapse sünnitada ka. Ta enda juttude järgi. Jokes on me later. Anyway, see kõik kestis 8 kuud. Ta naine oli ju terve selle ajarase. Lõputult kingitusi, seksi, kirgi ja restorani külastusi, tulukeste all aeglast tantsimist.
no ma loen ette, sa loe siis kiri lõpuni ja siis, või noh, oota, ma siis ootan ära. Anyways, see kestis kõik 8 kuud, ta Raine oli ju terve selle ajarase. Lõputud kingitusi, seksi, kirge, restorani külastusi, tulukest all aeglast tantsimist ja lubadusi teineteisele. Mina ei petnud kedagi, korrutasin ma endale terve selle aja. Kui keegi vastutab oma naise ja laste eest, siis on see ta ise. Kogu see nali lõppes ühe hetkel sellega ära, et ma nägin jätkuvalt perepilte ja koos olemist enda naisega Instagramist, mis oli täiesti okei. No tore. Mis mulle jätkuvalt tõestas, et ei ole oma naisega nii pahasti ühti. Ühine kodu, armas laps ja üks veel tulemas. Ega see naine ju ka ju lambist rasedaks meie armusuhte vahele ei jäänud ju. Ma olin katki, süda oli murtud ja see kutt otsustas ka töölt lahkuda. 2 aastat hiljem sain Instagrami ta naiselt kirja, kus ma olen vastik perekonna lõhkuja ja kas mul häbi ei ole. Kutt oli kuskil sõprusringkonnas meie vahelise armastuse välja lobisenud. Ausalt öeldes ei ole see minu jaoks üks väga suur armastus. Ausalt öeldes ei ole nagu häbi. Ja ausalt öeldes ei ole häbi, see oli minu jaoks üks väga suur armastus, nii palju kui seda olla sai. Aga elu saagi, ma kahetsi mitte midagi. Endiselt mõtlen, ma ei petnud kedagi, ma olin valaline ja noor naine, kes tegi mis tahtis. Tema aga vastutab oma pere eest ja nende heaolu eest. Tema ju mind enda suhtest välja rääkis, mind temaga kokku rääkis, oma rasedat naist 8 kuud pettis. Kas ma olen nüüd nii delulu, et peaksin tegelikult häbis surema, süüdistan teda vaesekest või ilmselt karma saab mu mingi hetk kätte või mis te sellest arvate? Teie Juta Koppel. Noh, mina arvan seda, et sa ei peaks nüüd häbi kätte surema, aga samal ajal... Sa olid noor, on ju? Ja sa olid noor ja loomulikult selles suhtes, et see on lamp, et see naine sind süüdistab, sest see oli tõesti, nagu sa ütled, mehe vastutus. Aga kui sa tead, et teisel on nagu... naine kodus, siis ma kardan lihtsalt, et tõesti ühel hetkel see karma saab su kätte ja ma ei mõtle seda nagu in a bad way, aga lihtsalt elul on niisugune komme, et ja lõpuks on nagu see, et nemad on koos edasi, said lapse ja sina oled nagu üksinda siis nagu... Jah. Et ma saan aru, muidugi võib olla mehi, kes suudavad siin nii hästi ära rääkida ja tegelikult see mees ju oli ise see, kes seda naist ära kasutas, sest et obviously ta valetas oma koduse seisukohta, on ju. Ta, laavpommis sind, oh my god, nii romantiline, ilus, kaunis, aga see ei saanud ju olla päris armastus, sest et muidu ta oleks ju sinuga praegu. Et okei, ma saan aru, et see lõpeks sellega, et me oleme nüüd siiani koos ja nende vaheline suhe sai läbi ja ma ei ütle, et kui nagu peres on laps, et sa pead hambad ristis elu lõpuni koos olema, ei pea, aga üks suhe tuleb ikkagi ära lõpetada. Täpselt ja nagu väga vähe on selliseid lugusid, ma tean ühte tuntud Eesti mehega oli samamoodi, et temal oli ju armukesed, jutud käisid ammu, et on ja siis armuke rasedaks. Ja siis mees tuligi oma selle abikaasa juurest ära, said lapse selle armukesega ja siis said teise lapse ja nüüd abiellusid. Et see nagu on nagu... Erand kinnitab reeglid, aga enamus ajast nad ei tule ära ja kui nad on mingi, me magame erinevates tubades, me oleme ainult lapse pärast koos, see doesn't go like that. Ja, ma arvan, et talle lihtsalt meeldis see, et tal on kodus naine olemas, kes on nagu tema igapäevane naine ja siis tal on see fun, passionate mingi kõrvalasi, kellega tal pole neid olme muresid. Sest et kui neil oli mingi väike laps, on ju mingi, et ka siis ikka on vaata see, et kodus sa oled väsinud ja tuled võib-olla koju, naine terve lapsega on, võib-olla ta on vahepeal cranky, aga sina oled tööl, mingi lõbus, hoolitsetud, fun, on ju, tahad kuskil funnis kohas seksida, samal ajal kui naine võib-olla on mingi, ma olen väsinud, ära näpi mind, vaata, et see ei tähenda nagu, et ma ei tea, ühesõnaga see naine poleks pidanud sind süüdistama, see oli lamp, et see on alati random. See on, kui ta oleks saanud poole aja pealt teada, vaata, 2 aastat hiljem kirjutada on random, on ju. Kui ta oleks teada saanud ja siis ta kirjutab ja küsib, et kuule, et kas te olete koos või, et siis sa kirjutad uurid, et et ta saaks aru, mis toimub, aga kui see oli mingi 2 aastat tagasi, siis see on ka random asi. Aga samas see võib ka olla, et sa oled just teada saanud ja siis emotsiooni pealt vaata, et võib-olla see mees on ka öelnud, oh my god, et ma ei tea, ta ise, ronis mulle kuidagi selga ja it only happened once, et sa ei tea ju tegelikult, mida see mees on rääkinud. Kui ta sulle hämas, siis ta ta selle naisele hämas 20 korda rohkem. Jah, et nagu kokkuvõttes see mees oli
hea tegelikult, et sa tegelikult tast lahti said. Ma saan aru, et seal oli mingid ilusaid hetki ja sa võid neid nagu meenutada, aga nagu me just enne ütlesime, see on kellegi teise arvelt, kellegi teise südamevalu arvelt, sest et see naine istus kodus lapsega, rase, kurb ilmselt, väsinud. Meest ei ole, vaata, tahaksid ikka abi, eriti kui sa oled rase, see väsimus ja kõik, et sa just tahaksid oma partnerit rohkem abi, aga tema seksutas sinuga samale. Tulevalguses kuskil sinuga slow dancing, fuck you ausalt. Tõesti. Ma loodan, et see mees jääb auto alla. Minu arust tuleks tagasi tuua see public hanging, ehk siis avalik poomine. Ma nägin TikTokis head videot, kus üks naine ütles, et tema meelest võiks olla public information siuke, et kui sa oled vägivaldne näiteks või petja, siis see kajastuks dokumentides. Alla juhiload, pass, ID-kaart, igal pool, kus sa pead seda näitama, vaadatakse, okei, selge, see vend, vaata. See oleks tore tegelikult, siis inimesed teaksid, vaata. Ja siis sa ei saaks hämada midagi. Aga no siis aus oleks, kui naiste kohta ka ei no loomulikult see oleks kõigi kohta. Vägivaldne värdjas. VV. Siis on VV sul passi peal. Aga siis saad alati öelda, oh my god, mu eks oli nii hull, tema keeras mul selle kaela, ma ei teinud mitte midagi. Ja, aga ei, no ütleme niimoodi, et ma arvan, et ära nagu romantiseeri seda suhet, on ju. Ja, seal võis olla ilusaid hetki. Seal võis ilusaid hetki, aga nagu sa mõtled seda oma peas nüüd, sa nüüd nagu kerid, et aga ei, see oli armastus. See on ikkagi mingi valede peal loodud mingi asi, et see on nii armastus, ma arvan ka. Et sul olid toredad hetked, see oli ära, liigu edasi ja ära mõtle selle peale ja don't do it again lihtsalt. Jah, muidu elu õpetab sind ja siis... Sest et nagu ma mõtle nüüd, kui on vastupidi, sul saad endal lõpuks mingi eluarmastuse, saad aga lapse. Siis sa oled väsinud kodus, ta läheb töökaaslast nussima. See on, kui sa mõtled nii, see on päris perses. Päris halb tunne, jah. Nii, tere. Pole võib-olla suurem asi salajutt, aga samas ma pole rääkinud sellest mitte kellegile peale oma abikaasa, nii et natuke nagu siiski on saladus. Nimelt mul on loll komme hakata ette kujutama, kuidas inimesed seksivad. No näiteks, et olen poes, näen mingit paari ja hakkan kohe mõtlema, et huvitav, kuidas nad seksivad. Mis poos neil võiks lemmik olla, kumb domineerivam pool on. Lähen arsti juurde ja mõtlen, kuidas tema voodis möllata võiks. Kassapidaja, ettekandja, klienditeenindaja, bussijuht, politsei, no seda teeb Kristina ka. Isegi sõprade kohta. Okei, need mõtted ei teki ulme tihti, aga siiski piisavalt. Samas ma ei ole obsessed seksist ega vaata pornot hommikust õhtuni. Seega ma nagu ei saagi aru, miks sellised kujutlemad tekivad või on see tavapärane inimestele ja ma lihtsalt mõtlen, et olen ainuke imelik. Palun öelge, et mul mingit abi vaja läheb. Palun ärge öelge, et mul mingit abi vaja läheb. Pole aega selleks. Ma ise ei tunne ka seda love you bye. No ma võin öelda, et ma ei kujuta, et ma ei ole vist ühtegi. Ma kujutan ainult siis ette, kuidas ta seksis, kui ma oma peas mõtlen, temaga tahaks seksida. Tead, minul on paar korda pähe tulnud nagu siuke vastik klimps mõttest, kuidas keegi seksib. Vaata see, ma ei saa praegu öelda niimoodi, et aru ei saaks, aga see üks paar, kes tihtipeale räägivad seksist ja nende omavaheline seksimine tundub mulle nii kuidagi. Okei, ma saan aru. Et nagu, siis ma olen nagu shut up, ma ei, nagu see tahab mulle pähe tulla ja ma nagu tõmba naaksu. Ma ei taha isegi ma ei taha mõelda, kuidas teised inimesed seksivad, aga jah, vahepeal on nagu vastu tahtmist pähe tulnud, siis ma väga ei kujuta ette. Ja veelgi enam, sõpra, saad sa nüüd ma hakkasin ette kujutama sind seksimas. Ma olen väga hot seksides, mida sa räägid. Mida sa jõutad siin? Ma ei jõutanud, ma ütlesin, mida sa alad siis? You would be honored to see me seksi. Mina juba tussi näitasin, sa seksi siis kogemata storydes. Facebookis. Facebook live. Kuule, kas sa tead, et Facebookiga saab raha teenida või? Ei. TikTokis kuulsin, et enamus content creatoreid on roninud Facebooki ja seal teenib tunduvalt rohkem kui TikToki. No Eestis ei saa üldse TikTokis teenida. Ei saa, Eestis vist meta, kuna Eestis meta on, siis aga saab. Aga meta on nii, et YouTube või Facebookis saaksime, nii et väike on idea for you. And for me. Aga seksime siis, teeme ühise. Seksime koos. Aga ma ei tea. Hakkab jälle see threesome jutt pihta. Kogu aeg, kõik teevad alati threesome'ina tagasi vaata. Ja sinu käed on seotud. Nii et tuleb lihtsalt ära teha, aga ütleme niimoodi, et ma ei tea, selle kirjal ei olegi. Võib-olla sa oled siuke valatu hinge. Jah, et lihtsalt huvitab vaata. Lihtsalt väike seksi majas miisu. Nii, Kristinaga sama fetiš. Tere.
Eelmist episoodi kuulates oli suur äratõndmisrõõm, kui Kristin oma vormis meeste fetišist rääkis. Võin öelda, et see kogemus on täpselt nii erutav, kui tundub. Veedan oma suved välismaal ning umbes 10 aastat tagasi oli mul seal 2 suve pikkune fling ühe noormehega. Nimetame teda Karliks. Kõik oli alguses ideaalne. Kuum, võõras maa, kerged suveööd, tunne, et keegi ei tunne sind ja kõik on lubatud. Olin vallatu, spontaanne ja kuidagi eriti elus. Konkreetselt päeva pealt, aga Karl muutus, kustutas, ta vist jättis mingi vahepeal mingi teksti ära, aga ühesõnaga, et nagu tal, vaata, et siin on see, siis ta ütleb, et konkreetselt päeva pealt, aga Karl muutus, kustutas sotsiaalmeediast, ignoreeris ja käitus, nagu ei tunnekski mind. Ei, kui jäänud ju vahet ära, et mingi fling oli ja päeva pealt ta muutus. Okei, ühesõnaga mingi suvine fling siis Karliga. Nagu ei tunnekski mind, olin pettunud, sest ei saanud aru, milles asi ning ei saanud temalt vastuseid. Tema käitumine muutus nii absurdseks, et otsustasin tagasi teha. Hakkasin sebima tema vanema vennaga ning armusin endalegi ootamatult ülepea kaela ära. Karli vend oli ametilt politseinik, mis tähendas, et see suve nautimine minu jaoks võttis veel erutavama pöörde. Piirkond, kus ta töötas ning kus mina elasin, oli väike ning palju väljakutseid ei olnud. Nii sõitsingi tihti temaga patrulli kaasas. Tegime metsapeatusi ja vallatasime tagaistmel. Ta väitis, et nende patrulliautodes kaameraid ei ole. See vormiriietus, käeraudadega mängimine, konkreetne ja karm olek ning teadmine, et tooge mopperi alla. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Et see kõik on kuidagi natuke vale ja keelatud, tegi selle kõik veel eriti erutavaks ja ihalduks. Seega Kristina, see fetiš on täielikult õigustatud ja mina usun ka, et üks politseinik ongi just su elus puudu. Küsimus teistele mõtlemiseks, mida oled sina mehele kättemaksuks tagasi tegemiseks teinud, kui ta on sulle teadlikult haiget teinud? No see vennaga sebimine. See on next level. Aga see, ütleme niimoodi, et ma täna käisin ka siis enne siia tulekut, võtsin Circle K-st kohvi ja vaata, ma siin podcastis olen kõva mutt, vaata, politseinikud on nii hotid, vaata, tõega mingi arrest või on ju. Täna võtsin ka kohvi ja no alati on seal üks politseinik või 2 või mis iganes. Oli ka jälle üks politseinik mu kõrval, on ju. Ma ei vaata otsagi neile tavaliselt. Ma lihtsalt olen nagu mingi, teen oma kohvi ära, pada vaimine. Aga vaata, internet seal on küll mingi, aga fetish on massive. Fetish on massive, aga otsa ei vaata. Nii et selles suhtes, et ei. Sa ootad lihtsalt domineerivat politseinikut. Jah, et nagu, et ma ei peagi tal otsa vaatama, tal peab siis tõmbama mind. That's also rapist vibe, aga on ju. Kuid et üritad kohvi võtta, mingi mundris vend tuleb siin. No, samas tegelikult okei. Oleneb, mis näoga ta on. Ja. Nagu kui ta on rõve, siis see on rape, aga kui ta on ilus, siis see on lihtsalt siis see on hot. See on hot, see on nagu meet cute. Ja tegelikult ma ütlen teile ausalt ka, et nagu ma ongi see, et kohe kui mingi politseiriil on või kuskil, kõik saadavad mulle, et ma nagu veits mängin seda üle ka, et mul ei ole nagu see, et mul on mingi politsei fetiš ja nüüd nagu mingi minu tuttavatele või sõpradele, kes on nagu politseinik, siis umbes saadeti see eelmine klipp, vaatad, näe, Kristina umbes fetiš, et toi, nagu mingi, nagu no, nad on mu sõbrad, et nagu mul on politseis sõpru ka, on ju, et see ei tähenda, et ma nendega natuke flirdiks vahepeal. Ainult natukene. Ja nende naistel on fine sellega. Nagu Maigretil on fine, Kerlil on fine, kõigil on fine. Sest et see on, it's a joke ja see on nagu väike joke. Väike joke ja see on lihtsalt for the fun, see ega ma päriselt ei sebi. Ja ega päriselt ma ei vaata kellegi järgi, mis ta töö on. Lihtsalt nagu see mõte vahepeal oli äge, et on politseinik, vaata. Aga nagu, ja need on nagu vormis mehed on kenad ja isegi politsei ise tegi või keegi tegi selle kaitsevägi, et Eesti mehed vormis on nagu faja. Ma olen post. Faja, jah. Nii et ühesõnaga, et hea fetiš on, vähemalt mul ei ole nagu mingi narkomaanid ja mingi vangid või mingi fetiš. Okei, jätame vangid välja. Aga mul ei ole nagu fetiš vang, nagu mõndadel ju vaata Ameerikas ongi, et nagu naistel on fetiš vanglas olevate meeste vastu, et nad otsivad vaata netist välja. Kes kirjutavad neile. Ja, et mul ei ole vähemalt sellist fetiš, et väike mundris mees, no andke andeks, on ju. Love you, aga ma isegi imesta, kus ühel hetkel hakkaksid mulle rääkima, et tead, leidsin endale pen palli kuskilt Arizonas vanglast. Kuule, unusta ära, vangid on sinu type of beat. Mina jään oma vormikandjate juurde. Aga siis ongi vaata nagu tasakaalus, vaata.
Ühele meeldib politsei ja teisele ma tegelikult ühe nii-öelda, tegelikult vahet ei ole see jutt, aga long story short on see, et jah, et nagu, aga siis meie mehed ei saa kokku puutuda, vaata. Üks hakkab teist ära väänama, ei viitsi tegeleda. No aga vana asi, vaata, kes vana asja meenutab sul silm peast välja. Ja, et ühesõnaga vaatab, aga ei, mul ei ole mingi, ma nüüd ei ole mingi politseimaja eest Tinderis. Taabikku. Ei, Taabikku. See on nii naljaka. Issand jumal, jaa, viiakse vangi ka veel mingi avalikus kohas mingi. No autos. Vaatad sinu ukse poole. Aga ei, ma ühesõnaga, et mul lihtsalt nagu, kui ma näen vormis meest, ma olen mingi haba, aga nagu ma ei ole nagu, ma olen oma peas seda, ma isegi vaatan nii otsa, et chillige, et ma ei ole mingi päris pervert mingi politsei koha pealt ka, nii et. No super, aga nüüd meil on 6 kirja loetud, iga üks saab auhinna ja. Aitäh teile. Aitüma teile ja mõelge siis edasi oma politseinikele ja vormis meestele. Ja andke teada, mis fetišid teil on siis. Aga tegelikult tõesti andke teada. Ja teine küsimus, mis tänases saates ka välja tuli, et mis on, kuidas te olete kätte maksnud oma eksile? Jah, et nagu. Mäletad, vaata kunagi meil oli see teema, siis üks ütles, vaata, ta oli see ratastoolis meest, et sidusta asjad kõrge. See oli hea tegelikult. See oli hea, naised on head kättemaksjad, nii et selles mõttes andke teada, et te ei pea meile oma mingi seksfetiši päris nüüd kirja. Mulle meeldib, kui mul on mingi ükskord, vaata mäletad, lugesime mingi väga illustratiivset sekskirja. Ja, et aga lihtsalt võib-olla kas teil on nagu mingi kindel mehed saibid, mul sõbranna kirjutas eilse story peale, et temal on päästjad ja tuletõrje, ta lihtsalt ei suuda eest ära, just sõitis nagu mööda, nii et üks rekka oli kraavis ja siis mitu päästeautot oli, tõtseks ise seal kõrval kraavis kohan, siis ta täi neid liiga koks jõllitama, et oleks peaaegu kraavis sõitnud. Nii et igal ajal on omad niisugused väiksed fetišid, need andke teada. Ja kui teil on politseisõpru, siis andke ka teada. Või vallalesi politseimehi. Ühesõnaga, ilusat nädala jätku ja kellega näeme juba Paagenkülis homme, siis näeme. Ja teistega oleks jalas, sest et pileteid veel on. Ja kolmandaks ma tahan öelda, et just hakkavad kõigile kätte jõudma minu raamatud, iga teine lugu, nii et andke mulle siis ikka teada, kui te olete kätte saanud ja läbi lugenud ja siis ma saan uhkust tunda. Super. Okei, bye!